Nii, ja lugupeetavad komisjoni liikmed, head kutsutud külalised. Me täna arutame Riigikontrolli ülevaadet tehisintellekti lahenduste loomisest avaliku sektori asutustes, mis on siis kokkuvõtlik ülevaade rahvusvahelisse tehisintellekti teemastesse koostööauditisse. Ja meil on palutud siis osalema Justiits- ja Digiministeeriumi digiriigi valdkonna asekantsler Lauri Luht, ministeeriumi AI andmete talituse bürokraatiteenuste projektijuht Allar Laaneleht, Riigikantselei Eesti AI nõunik härra Lukas Kristjan Ilves ja riigikontrolör Janar Holm ja auditijuht härra Toomas Viira. Ja ma annaksingi sõna siis kõigepealt Riigikontrollile ja siis kuulaksime ära institutsioonide tähelepanekud. Suur tänu. Et võib-olla selle alguses sissejuhatuseks ma pean siis sellest rääkima, et tegemist on väga teist tüüpi aruannetega võrreldes nendega, mis me siin komisjonis varem oleme arutanud, et meie aruanne tehisintellekti lahenduste loomisest avaliku sektori asutustes valmis tegelikult juba aasta tagasi ja oli siis sisendiks paralleelauditile, kus osalesid 12 riiki, mida siis juhtis ammuste kokkulepete alusel ja mida vedas eest Iisraeli Riigikontroll, siis nimi teine küll, aga et tähendus sama asutus. Ja viimane paralleelaudit oli aastaid tagasi meil, mis tegelisime tõenäoliselt hoonete energiatõhususega nähtavasti oli see mõned aastad tagasi ja sellest tingituna mõneti need asjad, mida me ka täna räägime, on juba aasta vanad. Et aastavanad kokkuvõtted ja kuna tegemist oli paralleelauditiga, siis on ta võib-olla selline nagu pinnapealne analüüs selle kohta, et mis see seis üldiselt riigis on, et väga sügavuti ei ole mindud, sellepärast, et hoida umbes samasugust joont nagu teised 12 riiki. Et need järeldused, mis on tehtud meie aruandes, on meie järeldused, need järeldused, mis on tehtud selles paralleelauditis, on tegelikult Iisraeli Riigikontrolli enda järeldused, millele oli võimalik kommentaare ettepanekuid teha, mida me tegime, mida mõningaid arvestati, mõningaid mitte. Aga see on pigem siis nende kokkuvõtte mingit väga põhimõttelisi vastuolusid või millega päris nõus ei ole. Ja seal on ka tajuda seda, et mõned riigikontrollid, kes seal osalesid, vastasid mõnele küsimusele põhjalikumalt, mõnelt üldisemalt, nagu nende paralleelaudititega on. Ja seetõttu olid ka see nii-öelda sissevaade, nagu ma viitasin Eesti poolt, mida me tegime, Eesti Riigikontrolli poolt oli võib-olla natuke sellisem pinnapealsem, et saada aimu siis sellest, et kuidas avaliku sektori asutustes meil tehisintellekti lahendusi luuakse. Ühelt poolt kasutasime Krati andmekogu või seda, kus siis olid kogutud erinevad siis tehisintellekti lahendus. Ja teiselt poolt tegime küsitluse siis, kui ma mäletan õigesti, siis 48 asutust oli see, kelle käest me küsisime ka selle kohta, kuna informatsioon oli selle hetkega umbes aasta-kaks vananenud, siis uurisime selle kohta, mis nad tegelikult teevad, kuidas tegelikult kasutavad ja mis on need takistused tehisintellekti võimaluste loomisel. Ja kui ma siit üritan seda kokkuvõtet teha Eesti-põhiselt ja rõhutan veel kord, et tegemist on aasta vana sellise üldise ülevaatega, siis jah, nagu ma ütlesin, siis krattide nimekirja, mis Justiits- ja Digiministeeriumil on, sellest me lähtusime. Sellel hetkel oli ta tõesti aasta-kaks vana. Ma tean, et nüüd aasta jooksul on seda ka täiendatud. Aga mis on need nagu peamised kokkuvõtted, kus selles krattide kodulehel eelmisel aastal, kus see fookus oli, mis olid need teemad, kus seda lahendusi, tehisintellekti lahendusi pakuti, siis esikohal oli suuresti tervis, majandus tuli järgi pika vahega, siis väiksemate vahedega turvalisus, keskkond, ühiskond, kultuur ja õigus. Mis olid neid lahendusi oli välja töötatud, nendest küsitletud asutustest 48-st, kas 30 juhul oli midagi tehtud, nii
nii krattide nimekirjas olevates kui ka nendes asutust välja toodud, et sageli tuleb ka kriitilise pilguga vaadata seda, kas tegemist tegelikult on tehisintellektiga, et tuli välja spetsialistide hinnangutel, et mitmed neist ei ole päris nagu lõpuni selle tähendusega, aga katsetuseks hea küll, kuskilt tuleb alustada. Ja siis kontekstis, et kui see tehisintellekt tegelikult lihtsustab tööd ja võimaldab ressurssi kokku hoida, et miks siis sellega kiiremini ei ole edasi mindud, et mis on need takistused, siis ütlevalt, et probleemid Eestis on samalaadsed nagu teistes riikides. Me ei erine kuidagi, et ühelt poolt on siis see, et töötajate vähene teadlikkus nendest võimalustest rakendusvaldkondadest, ehk siis puuduvad taju sellest, mida oleks võimalik tehisintellekti lahendustega teha, et teiselt poolt siis puudub ka see rakendaja, tehniliste teadmiste inimesed, kes võiksid seda ellu viia. Siis Eestis on ka välja toodud tehisintellekti lahenduste loomise takistusena andmekogude kvaliteet. Siin ma julgeks seda öelda, et see oli ka teistes riikides. Ma kahtlustan seda, et see, mida meie peame kehvaks, on mõnes teises riigis väga hea, nii et meie nagu enda lävend tõenäoliselt on ka nendes nõudmistes üsna kõrge, see on pigem positiivne märk, et me tahame paremini saada, mis viitab sellele, et selle probleemiga tegeletakse, probleemi tunnistamine on esimene samm, ja Arvonen näitas seda, et sellega üritaks tegelikult võib-olla sellist kõige olulisemad näited, kas tervishoius oli vist üks näide selle kohta, kus tegelikult on need nii-öelda vabad väljad, kus täidetakse nende andmete lugemine ja nii edasi, et kus oleks võimalik seda tehisintellekti, tulevikus tehisintellekt suudab loomulikult ka rohkemat ja juba praegu suudab rohkemat, aga et saaks seda andmekvaliteeti parandada. Ja siis oskamatus toimetulu õigusaktide piirangutega, et siin on ühelt poolt objektiivsed probleemid, teiselt poolt nagu kartus, ehk siis hirm eksimise vastu, see maailm on ääretult keeruline, ühelt poolt isikuandmete kaitse ja teiselt poolt andmekaitsereeglid laiemalt, et seal väga palju positiivselt võib seetõttu tegemata jääda, et igaks juhuks ei minda torkima asja, kus võidakse nagu mööda panna, kardetakse neid riske ja ma arvan, et ääretult oluline, et Justiits- ja Digiministeerium aitaks seda selgust ja kindlustunnet luua, et mida siis võib ja mida ei või teha või kuidas siis võib teha, et valdavalt ikkagi paljusid asju on võimalik teha. Ja ma arvan, et kui ma toon selle nagu rahvusvahelise võrdluse kõrvale, siis ma ütlen, et laias laastus on kõik ikkagi enam-vähem ühele joonel, et juttu on esialgu veel rohkem kui asja ennast, aga üritatakse ja katsetatakse, siin Eesti on nende riikide hulgas, kellel on selline üldine terviklikum strateegia kogu teemale lähenemisel, on riike ka naabrite hulgas, kes nokitsevad võib-olla väiksema plaani ja väiksema keskendumisega. Aga laias laastus see, mis ma rääkisin Eesti kohta, kehtib ka teiste riikide kohta. Ja eks see paralleelauditite mõte sageli ongi see, et me ühelt poolt uute valdkondade puhul ei peaks kõik Riigikontrollil ükshaaval avastama, kuidas teemadel läheneda koos teha ja teiselt poolt, et ka aimu saada sellest, mis toimub. Eesti Riigikontroll juhib Euroopa Riigikontrollide Eurosai, sellise ühingu või assotsiatsiooni IT-valdkonda, nii et ka meie jaoks oli oluline nende asjade juures olla, näha, mis seal toimub, et tänu kunagistele otsustele, mis Eestis tehtud on, see aitab ka Eesti Riigikontrollil purjetada rahvusvahelisel merel ja osaleda. Nii et jah, ma arvan, et on hästi positiivne, et nüüd on siis Eesti AI algatus, et ma arvan, et see sobib hästi siia otsa, et see kindlasti selgema fookusega tegevus aitab tegelikult ka neid probleeme lahendada, mis me aasta tagasi välja tõime ja need võimalusi realiseerida ja kõlbaks ka teistel riikidel, kes selles paralleelauditis osalevad, midagi sellist. Ja hetkel on plaan küll ja kavatsused, aga ma usun, et kui need kavatsused realiseerida, siis vähemalt mingiski osas siis me liigume vähemalt teiste riikide võrdluses mõnevõrra kiiremini edasi. Et selline üldine ülevaade, aastavana informatsioon Eesti poolt, seal me oleme.
midagi tahtnud. Nii, aga kuulame siis ära erinevate institutsioonide tähelepanekud selle kogu terviku kohta, aga siis ka Eesti osa kohta. See on siis härra Lauri Luht, palun. Nii, mikrofon sees, jah. Lugupeetud komisjoni esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, head kolleegid. Mul on esiteks hea meel tõdeda, et oma lühikese karjääris oleku ajal on Riigikontrolli kaudu tulnud teine väga kasulik audit, millest me oleme päriselt ka saanud lähtuda, ehk siis, et mis puudutab meie IKT rahastust, aga ka just ka tehisaru seisukorda. Mõned faktid panen siin, meil on jah, aastaga asjad muutunud, ma ütlen kiiresti alguses ka ära, et ma ise leian siiralt seda, et õigus kindlasti ei ole see, mis ainult takistab, vaid õigus ikkagi suudab ka võimaldada väga hästi, et me ei saa selle taha peituda. Kindlasti, jah, nagu ka ülevaade audit välja toob, on küsimus on ju, taandub ju rahastusele väga palju, aga mis on nagu ka positiivne ju öelda, et kui me vaatame nüüd siin 26. aasta andmevaldkonna hetkeolukorra küsimustiku täitnud asutuste vastuseid, siis me juba saame rääkida, et aktiivselt kasutajaid, me räägime riigi, ministeeriumid, ametid, inspektsioonid on juba 28%, et see on juba, kes ise ütlevad, see aktiivse hoiakuga ja vähemalt planeerimisel või piloteerimisel on see juba 3/4, et see on kindlasti midagi positiivset. Ja et oma asutuse arengukavas või strateegias eraldi teemana on käsitlenud ka üle pooled ja nii kasutuselevõttu kui ka siis ka arendusi siis natuke vähem. Aga see tähendab seda, et tehisaru olulisust on hakanud teemana teadvustama väga paljud organisatsioonid, mis on positiivne. Ma usun, et ka siin annab omaette tõuke juurde praegusel hetkel Riigikogus menetluses olev digiühiskonna arengukava, mis väga palju oma fookust ja teravikku seabki just nimelt tehisaru süsteemsele arendamisele kasutuselevõtul nii riigis kui ka ühiskonnas. Sealhulgas, mis puudutab üks eriti olulist välja toodud kitsaskohta meie enda taristupuudelikkuse kohta, seades ambitsiooniga Eestisse tuua rohkem seda kõrgtasemel arvutusvõimekust, me räägime siin Euroopa Liidu gigatehases haru loomisest Eestisse ja kõike seda baastaristut, mille pealt me teha asju saame. Üks väga oluline märkus, mida ma siin juurde tahan öelda ka, et üks asi, kus meil Eestis minu arust jällegi võrreldes erinevate teiste riikidega maailmas on vähe häbeneda ja kus me pigem peaksime olema uhked, on meie andmed. Kvaliteedis loomulikult ja selles mõttes ka asutuste enda kriitiline tunnetus, et asjad peaksidki olema kvaliteetsemad, seda tunnevad kõik inimesed, kes ka igapäevaselt süsteemselt rügavad nii andmehalduse kui ka andmemajanduse valdkonnas ja seda kõike üritab parandada. Aga me võtame maailmas, kui me räägime üleüldse andmestike kättesaadavusest, et mingitki tehisaru teha riigis laiemalt, siis me oleme siin ikkagi esimese 5 seas või esimese 4 seas ka OECD raportide järgi ja andmed on tohutult oluline osa ka selleks, et üleüldse rääkida mingisugust tehisarust, et mis on jällegi, et mis see salata, et tehisaru väga paljudes kohtades, kus ka mina olen käinud oma varasemas elus ja kõik on näha PowerPointides, aga vähem võib-olla sellises praktilises toodangus. Nüüd, kui me räägime õiguslikust poolest, siis loomulikult, et parandada ja kasutuselevõttu, siis on meil ka sel aastal käivitatud tehisaru testkeskkond, mis pakub nii tehnilist kui ka regulatiivset tuge nii avalikule kui erasektorile ja siis, mis loob ka ühtlasi piisavalt turvalised usaldusväärsed tingimused katsetamiseks, testimiseks, et liikuda nendest ideedest rakendamisteni. Eestis ideid on päris palju olnud. Ma nõustun ka sellega, et kõik lahendused 100%, siin on vaieldavused, et mida me oleme varasematel aegadel just nimelt võib-olla vanema tehnoloogia peal tehtud tehisarust ei saa pidada tänasel päeval generatiivse tehisaru tehnoloogiateks, aga selles mõttes, et baas, et me saaksime edasi liikuda kiiremini ja ka regulatiivset vastavust hinnata, see on olemas. Suur küsimus on ka olnud turvalisus loomulikult, ja turvalisuse poole pealt me oleme hiljuti siis ka lahenduste kasutuselevõtu lihtsustamiseks oleme avaldanud keskselt riskianalüüsid 11 tehisaru lahendusele ja selle aasta jooksul me teeme vähemalt veel 20 täiendavale tehisaru tootele teenusele riskianalüüsid ja need on leitavad samamoodi krati.ee lehelt. Siis, kui me räägime usaldusväärsusest, et tekiks see moment, et inimesed julgeks ja usaldaks ka riigisektoris
rakendada, on loodud ka usaldusväärsuse tehisaru tööriistakast, millest on avaldatud beta versioon ning käesoleva aasta jooksul me realiseerime ka sealt jätkutegevused, mis aitab siis muuhulgas mis annab suunised, kuidas rakendada tehisaru usaldusväärselt, jälgitavalt ja kuidas tagada vastavus küberturvalise andmekaitse nõuetele. Ja ma rõhutan siinjuures seda, mis on ka meie digiühiskonna arengukavas, seesama see läbipaistev, usaldusväärne, turvaline tehisaru kasutusele võtta Eestis on meil prioriteet, mitte ütleme nii, et mitte mõtlematu ja mitte sellised lahendused, kus inimesed ei suuda aru saada, kus siis nende andmed on, et me räägime väga selgelt sellest, et kui me teeme midagi selles valdkonnas, siis me ühtlasi teeme seda ka väga läbipaistvalt ja turvaliselt. Igasugused algoritmilise kallutatuse riskihindamise metoodikad, ka see on oluline, algoritmide register, mis võimaldab saada ülevaate avalikest teenustes ja avaliku sektori otsustusprotsessides kasutatavast algoritmidest, tehisaru lahenduste kataloog käivitatud, see on nüüd viimase aasta, mis on pärast siis seda auditit olnud tegevusteks, et see on hästi oluline. Meil on ka kompetentsi koha pealt siin laiemalt ühiskonnas loomulikult Eesti AI on võtnud hästi tugeva ja väga tänuväärse rolli. Kui me vaatame siin nüüd riigisektori sisepoole, siis kompetentsi tõstmiseks on elementaarse andmekirjaoskuse ja tehisintellekti oskuste koolitused ja me oleme juba selle amet ka läbi viinud pilootkoolitusi. Samamoodi me töötame ka välja ja siin on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et ka kõige väiksemad esimeses teises kooliastmes olevad õpilased saaksid ühel hetkel ka tehisaru osata kasutada. Väga koolitustasa on tohutult oluline ja siin ka ma saan välja tuua veel ühe olulise platvormi, mis on Digiriigi Akadeemia, kus on ka loodud 20 erinevat andme- ja tehisintellekti teemat puudutavat koolitust, millele on registreeritud üle 17 000 korra, et ka huvi sellele on olemas, mis on ainult positiivne ja innustab veel edasi viima. Ja me oleme lisanud ka täiendavaid generatiivse tehisaru koolitusprogrammi kursust, mille poole aasta jooksul on registreeritud rohkem kui 3500 korda. Need on sellised kompetentsi koha pealt väga praktilised sammud, mida tasub välja tuua. Lisaks sisekoolitajate programmile, mida me ka riigi sees samamoodi ka sel aastal, eelmine aasta alustatud, sel aasta edasi viidud, kus me koolitasime eelmine aasta 40 andmete tehisintellekti valdkonna sisekoolitajad, kes siis jätkaksid seda teadmise edasiviimist, aga ja lisame sel aastal ka veel sama palju juurde. Ehk siis ma praegusel hetkel võib-olla korraks annan hetke siis aega ka juurde küsida, et ma arvan, et sellised olulised märksõnad, et kus on ka edasiliikumist näha, suutsime praegu äkki ära nimetada ja hea meelega detailsematele küsimustele vastaks siis juba vastavalt nende tekkimisele. Kas ma võin paluda, et võib-olla kolleeg, kes tahab midagi jah, palun, Allah midagi lisada. Jaa, aitäh. Üks asi, mida veel võib-olla välja tuua on see, et kui me räägime sellest, et miks tehisaru rakendamine tihti erinevates riigiasutustes, üldse avalikus sektoris võtab kauem aega, siis jah, ühelt poolt on need kesksed teemad, milleks on teadmised, ressursid ja nii edasi, aga teine osa, mida me näeme, mida võetakse väga tõsiselt ja mis paratnamatult, aga nagu õige eesmärgi nimel aeglustab selliseid arendusprotsesse, on see, et kui tegemist on kaunis asutuste jaoks ikkagi uue tehnoloogiaga, siis rakendatakse ikkagi seda põhimõtet ka, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika, ehk siis ei tehta järeleandmisi erinevates aspektides nagu turvalisus, eetika, usaldusväärsus ja nii edasi. Ehk siis meil on täna tegelikult digiriigi vastu täiesti arvestatav, täiesti hea usaldus. Seda selle usalduse kaotamisega ei riskita, tagatakse, ei tohigi muidugi, ja tagatakse lihtsalt seda, et need uued teenused, uued lahendused oleksid jätkuvalt turvalised, usaldusväärsed, eetilised, mitte kallutatud. Ja see paratamatult tähendab ka seda, et teatud arendused võtavad kauem aega kui mõnede väiksemate riskidega, näiteks erasektori arendused. Nii, aga Lukas ole hea. Ma kommenteeriks võib-olla kahest otsast. Esiteks ekspertvaatena
inimesena, kes on vahepeal nautinud luksust olla 2 aastat väljastpoolt Eesti riigisektorit, mõned täiendavad tähelepanekud raporti osas ja siis räägiks ka korra Eesti AI algatusest. Kui ühte kriitika kohta leida selle raporti suhtes, ja see ei ole kuidagi raporti tegijate suhtes kriitika, kuidas mõtestada selle soovitusi nüüd 2026. aastal, siis raport, mille küsimustik koostati 2024. aastal, mis siis vaatas eeskätt ikkagi kuni 24. aastani toimunud arendusi, eeskätt käsitleb seda, mida tehti enne suurkeelemudelite ja nüüd ka agentset ehk krativäelise AI laialdas kasutuselevõttu. Ja see muutus, mida me maailmas näeme, on see, et need võimekused, mis on ChatGPT ja sarnaste toodetega tekkinud ja nende edasiarendustest on oma mõju ja ulatuse poolt hoopis teises mastaabis kui sellest tehisarust, millest me valdavalt räägime, ehk need bürokrati ja krati lahendused, mida siin hinnati, nad tegu oli valdavalt otsustustoega, mingil määral nagu riigikontrolör ka ütles, suur andmeanalüüsi edasiarendustega. Ja see lisavõimekus, mis on tekkinud viimase 2 aasta jooksul, on teises mastaabis ja seda näeb väga palju globaalses erasektoris, kus nii ChatGPT kui ka seotud toodete kasutuselevõtt on olnud ilmselt kiirema levikuga uue tehnoloogia tulek maailmas ja seda just selle tõttu, et kas ajakokkuhoid või efektiivsuse kasv on meeletult suur. Mis tähendab, et mõned konkreetsed järeldused selle osas, mis on ühe või teise projekti puhul ebaõnnestunud, need võib-olla ei päde, küll aga tasub siis küsida, kas need administratiivse ja protsesside juhtimise võimekuse lüngad, mida esile toodi, kas need on pigem just suuremad väljakutsed kui edaspidi tulevikku vaadates, kui Eesti, aga ka teised riigid ei ole toime tulnud sellega, et oma andmed ette valmistada, tooted jätkusuutlikult juhtida generatiivse AI eelsel ajastul, siis tasub ka küsida, mis alustab meil loota, et nüüd läheb teistmoodi. Ja see ongi, ma arvan, see suur väljakutse kogu selle muutuse juhtimisele. Ja see ongi, kui me nüüd küsime, millest me täna räägime vähem tehnoloogia küsimust ja rohkem just tervikuna muutuste juhtimise võimekusest, kuivõrd need võimalused, mis tekivad AI rakendamisel, nad eeldavad sageli ka põhiprotsesside, äriprotsesside ümberkujundamist. Ehk edu mõõdupuuks ei ole, kas meil on olnud edukas tehnoloogiaprojekt, kus kõik riskid on hinnatud ja mis on järjepidevalt rahastatud, vaid kas me oleme läbi tehisaru rakendamise tervishoiu saavutanud parema tervishoiuteenuse ja nii edasi. Ja see küsimus ja see mõttekoht on mingil määral olnud ka Eesti AI algatuse loomise ajend, ehk siis esiteks reageerida sellele hüppelisele võimekuse kasvule ja selle kõrgemale muutustempole, mida me maailmas oleme näinud viimaste aastate jooksul, ning ka asjaolule, et üksinda läbi selle osa riigiärist ehk siis Justiitsministeeriumi, kes vastutab tehnoloogia eest, üksinda seda juhi, vaid et see vajab koordineeritud tervikuna avaliku sektori tähelepanu. Kui korra Eesti AI algatusest rääkida, seda formaalset kantseliitlikku juttu, siis tegu on riiklikult juhitud rahvusvahelisi ekspertide ettevõtjatega koostöös arendatava algatusega, mille eesmärk ongi siis seesama süsteemne rakendamine ja selle kaudu kasvatada töö ja majanduse väärtust, aga ka kõikide nende soorituste kaudu, kuidas me hindame avaliku sektori võimekust, mida lõpuks võtab ka kokku Eesti 2035 strateegia, saavutada paremaid tulemusi. Algatus koosneb paarist erinevast kihist. Esimene, mis on pälvinud kõige rohkem avalikku tähelepanu, on nõukoda, mis siis koosneb valdavalt ettevõtjatest, mida juhib peaminister, aga lisaks sellele nõukojale on meil ka Riigikantselei strateegiabüroos tegutsev väike meeskond, mille liige mina ka olen, ning ministeeriumite töögrupp, kus on siis väga suur ja tähtis roll eeskätt Justiits- ja Digiministeeriumil, aga ka kõikidel teistel. Ja millega me oleme tegelenud selle esimese 2 kuu jooksul on eeskätt kiirete
nii-öelda võimaluste ja võidukohtade tuvastamine ja sellest johtuvalt siis eelmisel nädalal ka välja hõigatud 15 projekti, millest 14 on siis veetavad teiste riigiasutuste või osapoolte poolt. Üks on, ütleme, uus projekt, kui ka see on oskuste vallas, tugineb ka Justiits-Digiministeeriumi ja teiste ministeeriumite tehtud tööle ja nüüd meie väljakutse järgmistel kuudel saab olema nii-öelda ka vastata küsimusele, mida me saaksime süsteemsemalt muuta, mis ei ole sellised üksikud projektid, aga mis võivad nõuda ka põhjalikumaid muudatusi riigi IT-juhtimises, riigihalduses ja nii edasi. Ja üldise märkusena kõik, mida see algatus teeb, on pigem mõeldud võimendamaks juba töös olevaid asju või tuvastamaks neid kohti, kus saaksime midagi uut teha, aga ta on pigem selline lisakiht ja ressursside võimendus kui midagi täiesti uut. See on selline võib-olla sissejuhatus, aga samamoodi siis ka minu poolt avatus kõikidele küsimustele. Nii, aitäh. Aga lähme siis võib-olla küsimuste juurde, niisugused asjalikud ettekanded. Tähendab, meil see periood, mida paralleelaudit vaatles, on siis aastad, eks ole, oli siis varasemad aastad. Ja varasematel aastatel kehtis meil või on siiamaani kehtiv, ma täpsustan üle, kas kehtib tehisintellekti tegevuskava 24-26, kas on tühistatud või see kehtib? Kuni 26 kehtib. Aru saab, hakkame võtma siit järjest. Nüüd on 25. aasta 4. kvartaliks tuli määrata ministeeriumide tasemel tehisintellektiest vastutav isik, mille kuludeks oli ette nähtud 1 582 000 eurot. Et kas nüüd on määratud tehisintellektiest määratav isik ja mida tähendab see kulu 1,5 miljonit, et ministeeriumides siuke isik määrata, milles see seisneb? Ja see on praegu tegevuskavas tabelina rahalise kate ja ülesanne ja tähtaeg. Ma ei oska vastata hetkel sellele, kas kõikides ministeeriumites on määratud isik, aga üldiselt kipub olema, et ikkagi pigem on need isikud määratud. Aha. Ja kes riigis, ma küsin siis selle, aga milles see kulu seisneb? Ma täpsustan oli 1 582 000 eurot. Ministeeriumide peale jagada ära on 150 000, ei olegi nii palju. Kas see tähendab, et võetakse eraldi inimene tööle? Palga majandamise kulud, jah. Palga, et see ei ole mitte, et olemasolev juht, üks olemasolevas juhtimispädevuses antakse inimesele rolli juurde, vaid see tähendab tegelikult lisa inimese juurde tööle võtmine. Natuke keeruline, et olemasolev ütleme, et tehisaru rakendamine, sest arusaamine rakendamine, kõik see vajab täiendavalt kompetentsi. Okay. Aga võtame näiteks Justiitsministeeriumi näite. Kes siis Justiitsministeeriumis tööle võeti 4. kvartaliks 25, kes on see tehisaru eest vastutav isik? Meil vastutab tehisaru eest, on meil esiteks on loomulikult meie enda andmete ja IT-talitus, aga ministeeriumi poole pealt on ka ühtlasi väga võimekas IT-juht näiteks, kes ka osas funktsioone täidab. Ma ei oska kommenteerida. Ta võeti eraldi tööle siis? Ei, ta võeti eraldi tööle. Ütleme siis Justiits- ja Digiministeeriumisse liitus eelmisel aastal terve tehisintellekti ja andmete pädevusega üksus, mis varem oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis lisaks ministeeriumite liitmisega. Arusaadav. Aga ma küsin tegelikult seda nüüd, et kes riigis vastutab tehisaju rakendamise eest, ütleme siis, siin võib eraldi öelda, kas kogu ühiskonnas ja avalikus sektoris, kui nad on eraldi pädevustena välja tulnud, kes on see vastutav ametiisik riigis? Riigisektoris, kui me räägime poliitika koordinatsioonist ja ütleme sellest tehisaru poliitika suunamisest, on ikkagi olnud Justiits- ja Digiministeerium, ütleme alates eelmisest aastast vastutav. Vastutav asekantslerina olen mina selles rollis. Nii et riigi, tähendab, see on avalikus sektoris. Avaliku sektori tehisaju arendamise eest vastutab siis Justiits- Digiministeerium, konkreetselt siis teie kui nii-öelda. Poliitika suunamise, strateegia seadmise selliste funktsioonide eest, et ma siin juttudes sees käis ka enne väga tänuväärselt läbi see, et ma tooksin natuke konkreetsemalt, et selleks, et jällegi midagi rohkem suunata, siis peaks ka kontrollima ressurssi, mis praegusel hetkel ikkagi meil on riigis päris killustatud, eks meil ongi antud justkui suunad, meil on kokkulepped, meil on strateegiad, aga lõppeks iga valitsemisalas ju oma IKT korraldusest laiemalt. Me vaata tehisaru eraldi seisvad kogu riigi IKT korraldamisest. Ja selle me oleme juba defineerinud, et IKT juhtimine riigis on killustunud, seda tuleb parandada, selleks me praegusel hetkel ka
needsamad reformid ju käivad, me oleme rääkinud ja mis on ka koalitsioonileppes on IT-majade ressursside üksuste konsolideerimine, me räägime teenustega erasektorist viimist ja teenuste rohkem kesksemaks viimine. Et see on selline praegusel hetkel käimas olev protsess, et muu hulgas ka tehisaru rakendamine muutuks riigis efektiivsemaks, et siin ei ole mõtet loomulikult, eks ma nüüd endale tuhka pähe näiteks võin raputada küll, aga meil ei ole mõtet rääkida sellest, et praeguse riigi IKT korraldusega meil oleks mõistlik rääkida parimast võimalikust mudelist, mis aitaks meil ka üle platsi tehisaru lahendused kõige säästlikumalt rakendada. Et sellepärast muutuse teemegi. Aga ma küsin seda, et selles samas tegevuskavas on tehisintellekti kompetentsikeskus, mille eelarve maht 9,8 miljonit eurot. Et mis keha see praegu siis on, kui me määratleme, et kus see paikneb siis see kompetentsikeskus nii suure eelarve mahuga? Hetkel sellist kompetentsikeskust ei eksisteeri. Et meil on me peame vaatama, et oma IKT reformi raames, et kuidas me näiteks kesksete teenuste puhul seda paremini rakendaks, aga hetkel sellist keskust ei eksisteeri. Aga jälle vastutava asekantslerina ma võin lubada endale äkki seda lauset, et minu nägemuses sellised keskused, mis ainult ei nõusta ja ei suuna, vaid ka millel oleks selline mandaat ka midagi jõustada tugevamalt, mina isiklikult näen selleks vajadust. Aga jällegi need ettepanekud on meil ikkagi plaanis teha kogu selles Eesti IKT vaates. Me ei tohi vaadata lihtsalt tehisaru eraldi. Et kui me vaatame ka näiteks meie kogu e-riigi teenuseid, siis meil on meeldinud eelmistel aastatel kuidagi, jällegi täitsa inimlik, et on justkui teenused ja siis kuskil on tehisaru. Ma olen absoluutselt veendunud, et lähima 5 aasta jooksul sulavad need 2 asja kokku, sellepärast, et kõik meie teenused moel või teisel muutuvadki ju rohkem järjest enam tehisaru põhiseks. Ja hetkel me vaatame need asju liiga eraldi. Aga mu küsimus on, et nüüd, kui ma täpsustan üle selle juhtimise loogikas, et mis on, ma saan aru, loogika, et seda ongi võimatu on digitaalselt funktsionaalsust ja taristut eristada, eks ole, siis tehisajuvõimekusest, eks ole, et nad peaksid tervikuna neid arendama, on see lähtekoht. Teenused tervikuna koos tehisaruga. Just teenused. Või olgu ta siis avaliku või erasektori loogika. Ja teie olete, tegelikult me oleme nüüd fikseerinud ära, tehisaju eest vastutav isik riigis. Vastutab aga nii-öelda. Poliitika kujundamise suunamises vastutav, jah. Just. Kuidas nüüd see initsiatiiv peaministri juures on? Mis on selle niisugune funktsionaalsus siis? Kas nad alluvad teile? Ei, peaministri juures olev Eesti AI kindlasti ei allu mulle. Aga kas nad on siis teie ülemused? Kas nad annavad teile korraldusi või teie annate neile korraldusi või te olete eraldi realiteetides nagu naaberriikides? Praeguse protsessi käigus on meil olnud väga koostööine õhkkond, kus me oleme kokku leppinud erinevad vastutused mandaadid. Seda näide, millele ma oma sõnavõtus viitasin, et ütleme otseselt Justiits- ja Digiministeeriumi mandaat ei ole ju tegeleda ettevõtluse ja väga laialt kodanikuühiskonnaga. See on siis see, kus Eesti AI tugevalt sisse astub. Ülesanded on ikkagi küllaltki selged, väidaks. Või jõuame, aga Diana, palun. Ja, aitäh kõikide selgituste eest ja mul siuke küsimus, praktiline küsimus, et kui üks, ma täitsa ausalt ütlen, et ega meditsiinimaastikul on praegu siuke suur, kuidas seda nüüd öelda siis, mõnevõrra nagu segadus, et kõik kasutavad, mulle tundub, et juba on esinenud päris olulisi andmekaitse rikkumisi, et juba on juhtunud, et on ka isikuandmed sattunud AI-sse ja ühesõnaga segadus on suur nagu siukeste uute asjade puhul ikka. Aga kus on see meie või ütleme siis meditsiini jaoks see kompetentsi keskus või see koht, kust me saaksime nõu küsida. Et meil on hästi palju erinevaid partnereid, Terviseamet, Tervisekassa, Sotsiaalministeerium, TEHIK, aga et kuhu nagu praktilises mõttes saaks siis pöörduda, et abi küsida selle AI kasutamise osas?
Mis puudutab nüüd tõesti eriala ja valdkonna spetsiifilisust, et antud hetkel te andsite ise ju vastus ära, et Sotsiaalministeeriumi valitsemisala ja kui me räägime tehnoloogia poole pealt, siis Sotsiaalministeeriumi IT-maja TEHIK kindlasti on võib-olla selliste spetsiifiliste küsimuste puhul kõige õigem koht, kus nende asju küsida. Samamoodi ka, et kui me räägime ka andmekaitse, ütleme siis andmekaitse eest vastutamise eest ja kõige, ütleme selle regulatiivse poole eest, et ja ka tervishoiu vaates, ütleme kõige kõrgemal, ütleme Eestis on ju andmekaitse eest vastutav andmekaitse inspektsioon, aga igatahes asutuses peavad olema need andmekaitse inimesed, kes siis annavadki eksperdid, kes annavad seda vastavat nõu. Nüüd, jumala eest, ma ei lükka ju sellega vastutust siitpoolt ära, et me ise oleme ju tihedas kontaktis ja koostöös ja mis puudutab tervist ja haridust, eriti, mis on väga laiad valdkonnad, et seal me oleme ise ka toetamas, aga sellist valdkonna spetsiifiline kompetents on siiski jah valdkonnas. Ma täpsustan nüüd üle, et pädevusloogika oleks selge, eks ole, kuna siin on ka see üks oluline. Ma võtan ette valitsuse seaduse. Justiitsministeeriumi pädevuses on nüüd praegu tõepoolest on digiteadmiste arendamine. See on kogu ühiskonnas, mitte ainult avalikus sektoris, või te käsitlete seda ainult avalikus sektoris? No ütleme, formaalharidusega ju tegelikult tegeleb ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, aga selles mõttes, et kui me räägime mitteformaalsest haridusest, ennekõike avalik sektor on see. Ennekõike avalik sektor. Siis digiarengu korraldamine ja siis ütleme digiühiskonna poliitika kavandamine, elluviimise koordineerimine, mida te osundasite, eks ole. Aga te mainisite, et ettevõtlus tegelikult ei ole Justiitsministeeriumi pädevuses. Ja kui me vaatame Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala, mis on ka muudetud, mõned aasta tagasi see lahknesid need küsimused ja mulle näib, et see lahknemisest ongi tekkinud üks suur tohuvabohu, kus me praegu oleme jõudnud, on tegelikult Majandusministeerium tegelebki praegu innovatsiooniga, vastutab selle eest ja siis antud juhul teenuste arendamine ettevõtjatele, ettevõtluse teadus- ja arendustegevusega. Et kui ma tulen tagasi tehisintellekti juurde, et kui me võtame nüüd siis tehisintellekti ühiskonnas, nii-öelda jõukuse kasv läbi tehisintellekti ja tehisintellekti teenused ja meie ettevõtete parem digitaliseeritus, mis on Euroopas ju väga maha jäänud, eks ole, vähemalt võrdlevate kvantitatiivsete näitajate järgi, et kes siis mille eest vastutab? Kas Majandusministeerium vastutab tehisintellekti poliitika ütleme tehisintellekti parema lisaväärtusega ühiskondliku kasutamise eest majanduses või? See läheb lihtsalt Eesti Haiglaga. Lühike vastus on jah, aga eks see keerulisem vastus ongi selles, et need asjad on omavahel ühendatud. Võtame selle sama tervise näite, eks ole, et meil on korraga mitu prioriteeti. Esimene prioriteet on heade terviseteenuste asutamine, ilmselgelt selle eest vastutab eeskätt tervisevaldkonna asutused. Teisene eesmärk on ka ettevõtlus selles valdkonnas nii Eesti-siseselt kui ka siis ekspordipotentsiaaliga teenused. Seda veab Majandusministeerium ja muidugi kolmas prioriteet on teadus ja teadus, mis esiteks, mis toetab mõlemat esimest ja teist eesmärki, mida veab Haridus- ja Teadusministeerium. Ja mingil määral need ongi kõik sellised teemad, kus on erinevad võimekused, mis hea tulemuseni viivad, mis on osaliselt majanduse küsimus, osaliselt ka hea antud juhul terviseteenuse küsimus. Neid peabki asutuste vahel koordineerima ja ma arvan, et kui mitte nüüd kõike ilustada ja väita, et kõik on olnud viimased aastad hästi, siis kindlasti oleks õige öelda, et vahepeal on olnud tehnoloogia küsimustes ja kindlasti see puudutab ka tehisaru rakendamist vähemalt formaalsel tasandil teatud koordineerimatus Eesti mis oli selle Eesti nõukoja tegevust lõpetati, ma ei mäleta nüüd, kas 21. või 2. aastal, mis oli kindlasti aluseks sellele, et see tugev koordinatsioon oli varasemalt tehnoloogia rakendamises olemas ja kindlasti on Eesti AI algatuse üks eesmärk nüüd küll fookusega tehisaru rakendamisel, aga nagu härra Luht on öelnud, see on ju edasiareng väga paljudest varasematest tehnoloogia ja andmete küsimustest, seda koordinatsiooni taasluua ja tugevdada.
Ehk et me ei leiagi nii-öelda kitsas mõttes ühegi ministeeriumi ainuvastutusalast lahendust sellele küsimusele ja eks me oleme olnud varasematel hetkedel ka selle küsimuse eest, kui me justkui paneks ühe ministeeriumi kõiges vastutama, selle negatiivne efekt on see, et nende nii-öelda teenuste ja valdkonda sisuliste omanike vastutus kaob ära. Et kui nii-öelda tahta küsida, mis on need protsessid, mis peavad toimuma näiteks selleks, et perearst saaks head nõu, toimetaks õiguskindlas keskkonnas ja nii edasi, mingil määral saab seda töö keskselt ära teha, Justiitsministeerium vastutab nii andmekaitse küsimuste kui tehnoloogia eest, aga need hindamisküsimused, mida peab läbi viima, kas või nüüd konkreetsete seadusaktide rakendamisel eeldavad väga head arusaama tervisevaldkonna riskidest, konkreetsetest töövoogudest, et see on selline paratamatu maatriks. Jaa, aga ma nüüd tulen selle juurde tagasi, et meil oli 24–26 kinnitati tehisintellekti arengukava. Seal oli kõigis tegevuskava, vabandust, ja seal oli üks, mõne kirje puhul on sama summa või siis sama ülesanne on kirjeldatud ära. Palju siis tegelikult aastateks 2024–2026 konsolideeritult seda raha riigi poolt selle tehisintellekti elluviimiseks on praegu palju see oli planeeritud, palju seda kulutatud on ja nüüd on küsimus selles, et tehisintellekti tegevuskava, mis on meil kehtivalt kinnitatud, praegu siis, seal oli kõigi asjadest vastutav sisuliselt Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, kuna see oli, aga nüüd on praegu meil ju lahknemine toimuvad, eks ole, et aga seda veel tegevuskava ei peegelda. Kas siis tegelikkuses on need pädevused ka ära jaotatud, et kuskil nagu nii-öelda tegevuskava, mis on formaalselt kinnitatud, et Majandus-Kommunikatsiooniministeerium vastutab, on ta siis avalik sektor ja need erasektoriga arendamine läksid nagu lahku või? Kuidas see on lahendatud? Ja selles mõttes, et mul on natukene keeruline vastata päris mineviku küsimustele, aga eks ma püüan võimalikult. Jaa, see pole tsaari aeg. Enne Lauri aega ja peale minu aega. Nii et. Ja, saabusin augustikuus Ukrainast, maailm oli muutunud, aga no eks ta nii on jah, et ministeeriumidel on oma vastutusalad ja Majandus-Kommunikatsiooniministeerium vastutab kindlasti majanduse ja kommunikatsiooni. Majanduse, ütleme ennekõike jah, majanduse elavdamise, majandusega tegelemise teemade eest, et nii see on. Kui me vaatame nüüd tehisaru rahastust, et siis tegevuskavas omal ajal, mis sai ka tehtud, nägi ette tõepoolest päris ambitsioonikaid summasid, nägi seal ka tegevusi. Aga kui me täpsustame, kui palju see kokku on? Kui praegu on teie ju tegelikult olete juhid, olete tehisaru juht, siis on peaministri büroo, kellega te olete või kontor, te olete midagi kokku leppinud. Palju see raha siis on? 24-26, võib-olla Riigikontrollis oskab täpsustada, et on ülemaade olemas. Palju meil raha oli planeeritud? 24-26 selle elluviimiseks ju seal on mingi euroraha oli, eks selle ka omalet. Enne kõik on seal taastefondi rahad ja et riigieelarvelisest on tegelikult ikkagi antud valdkonda läinud aastate jooksul võrreldes siin taastefondi kui struktuurfondi rahadega ikkagi vähe, et ma hetkel ütleme sendi pealt või ma jään vastuse võlgu. Vabandust. Aga ma arvan, et see on suurusjärgus, ma ütlen silma järgi võib-olla 35 miljonit on kuskil see suurusjärk, aga see on mal tõesti väga vulgaarselt siin liitsin. Jah, sel hetkel, kui nüüd see taastefond lõpeb ja saab läbi, et sel juhul meil on võimalik need arvutused ka veel tagantjärele täpselt kokku võtta suurusjärgus 30-35 miljonit. Tahaks loota, et umbes selle perioodi peale on jah. Aga ma küsin nüüd üle, et see on ka suur raha teisest küljest, tõsi küll mikroskoopiline, et siin me räägime impacti kutsuda esile nüüd makrokeskkonnas, aga kas siis see peaministri büroo või nõukogu nüüd on tegelikult, on ta tegevuskava, mis 24-26, mis praegu on ju, eks ole, tehisintellekti puhul, kas ta juhib nüüd seda? Juhib ta selle raha kasutust või nõnda, või tegelikkuses, siin on konkreetsed projektid, konkreetsed tegevused, konkreetsed vastutajad. Kas ta on selle juhtimise üle võtnud? Lühike vastus on ei. Ei. Nii et ütleme, peaministril on oma tiim või selskond, eks ole, ja riigi tehisintellekti tegevuskava elluviimine, mis on siis riigi poliitika, seda tehakse paralleelselt, aga nad ei ole vastanduvad.
nii võib öelda. Nad kindlasti ei ole vastandu. See on väga oluline, et nad ei vastandu vähemalt. Et mis see tähendaski midagi ludiitlikku, siis oleks väga hästi. Aga nüüd ma küsin selle kohta, mis puudutab Euroopa Liidu järgmise pikaajalise struktuurvahendite kava taotlusi. Kes, ma pean silmas nüüd antud juhul seda agentsust ministeeriumi näol, kes tehisintellekti valdkonnas, kas on mingeid terviklikke programme ka esitatud või on nagu ministeeriumid teinud seda siis omas leivas, nagu siin näide oli tervishoius, et siis ma ei tea, taotleb siis Sotsiaalministeerium või keegi muu ja milline ministeerium seda siis taodelnud on? Kas mingid paralleelselt või on tsentraalselt seda teinud siis Justiitsministeerium? Praegusel hetkel, kui me räägime riigiplaani kontekstis, et seda plaani praegusel hetkel ministeeriumid kokku panevadki, see on praegusel hetkel jõudnud sellesse faasi, kus on milles on kokku lepitud, et on kokku lepitud põhimõtteliselt, palun ärme fragmenteeri, et seda pole küll mõtet teha, et näiteks digi ja küberis ja siis ka sealhulgas tehisaru teemades, et igaüks läheb ja kuskil hakkab midagi ise taotlema tegema, et siis te mooduste, ütleme, riigi jaoks nende aastate jooksul mingit tervikut, et siin on tõepoolest Justiits- ja Digiministeerium koondanud need erinevad ministeeriumide vajadused koostöös Rahandusministeeriumiga. Ja me jällegi, siin ei ole lõplikke otsuseid on olemas, aga kõik, mis puudutab ikka seda kogu riigi IKT-d ja riigi tehisaru teemasid, et seal me näeme seda, et tulevikus peaksid need potid samamoodi olema kesksed. Lukas ja ole. Mulle need küsimused hullult meeldivad, sest tegelikult lähevad ju tuuma pihta. Esiteks korra veel Eesti AI algatuses, mida me oleme seni teinud ja mis on see edasine lootus. Kui vaadata senist tulemust, eks ole, see väljendub konkreetselt 15 projekti näol. Nendel projektidel on muidugi olemas varasemad omanikud. See sisuline dünaamika, mis on toimunud, on see, et kui sa, ja sul on see, teil on see kindlasti ka ministri valitsuse liikmena tuttav, et kui välja hõigata, et mõni asi on nüüd väga tähtis, top 3 või top 5 prioriteet ja suunata siis juhtida tähelepanu, siis tavaliselt leiab viise, kuidas siis kiirendada, leiab olemasolevaid ressursse ja suudab ka siis paremini ära kirjeldada, mis oleks see mõistlik täiendav ressursi vajadus. Ja me võime need projektid kahehaaval läbi võtta või kui mõni tekitab konkreetsemat huvi, siis saab natuke seda dünaamikat näitlikustada. Mis puudutab seda juhtimise vastutuse küsimust, eks see edasine kavatsus on vähemalt otsa vaadata nendele süsteemsetele küsimustele. Kogemus on näidanud, et kui Riigikantselei võtab tervikuna ühe asja juhtimise üle, siis puudub sellel väiksel asutusel see pädevus kõiki detaile juhtida. Pigem, eks ole, see küsimus on selles, kuidas me saame just nende silode lõhkumise lisandväärtust luua. Aga kindlasti jääme vastuse võlgu, mis väljund seal täpselt on, sest me lihtsalt ei ole selle pooleteise kuu jooksul, kui see meeskond on toimetanud selle otse jõudnud vaadata, aga ma arvan, et juuliks on see väga hea küsimus, mida esitada. Kui nüüd jõuda selle küsimuse, mis on selle struktuurfondide küsimuse taga, on ju ka see, et kus tekib see arusaam sellest, kuidas mõni sisuline protsess võiks muutuda tehisaru abil. Ja see on probleem, millega kõik riigid ja ütleme laiemalt ka suurorganisatsioonid on hädas. Et see õnnelik teekond, kuidas sellised võiksid juhtuda, on see, et mis tahes teenuse valdkonna eest vastutavad inimesed, asutused ise aduvad, mis on need uued võimalused, mis on tekkinud ja siis mõtlevad, kuidas oma plaane ümber kujundada. Aga see on sisuliselt ikkagi väga raske tegevus, sest see nõuab kahte teadmist korraga. Väga sügavalt aru saama, mis on ühe valdkonna äriprotsessid ning ka sügavalt aru saama sellest, mis on need uued tehnoloogia võimekused ja üldiselt, eks ole, kui me räägime selles mõttes õhukesest riigist, et enamus juhid ja väga paljud ka vastutavad eksperdid on ajaliselt mõttes ülekoormatud, see dünaamika ei kipu väga kergesti tekkima. Selle sama tehisaru kompetentsikeskuse üks mõte ongi mingi osa sellest protsessis koondada, et see töö hulk, mitte see mõttetöö hulk, mida tuleks teha, et vähemalt seda keskset tehtavat osa ja see suunamist ja ka näiteks nende praktiliste toodete puhul rakendamise tuge, eks ole, need otsused selle osas, kas mingi asi vastab andmekaitse nõuetele, tehisaru regulatsiooni nõuetele, et seda vähemalt koondada, et see kognitiivne lisakoormus väheneks, aga lõpuks need õiged vastused selle, mida me saame tervishoius, transpordis, hariduses teistmoodi teha,
peavad tulema nende valdkonna inimeste käest, mis tähendab, et see nii-öelda need osapooled, kelle poole pöörduda tegelikult kõik. Et kui vaadata need praktikat, mida ma olen näinud teises riigis töötavad, lõpuks peab tekkima iga ministeeriumi kantsleril, iga asutuse juhile väga terane küsimus, arvestades seda, mida sa võiksid tehisaruga teha, mida sa oled praegu tegemas ja mida sa võiksid rohkem teha ja kuidas sa võiksid oma tegevuse ümber kujundada. Ja selle käigus tekib tellimus ka kesksetele teenustele, sa tuvastad siis hulk asju, mida tasub keskselt lahendada ja see nii-öelda keskselt lahendatavate ülesannete ja küsimuste hulk pigem kasvab ajas, aga siin on nii-öelda Lauri ja tema meeskond saavad alati olema paratamatult sellise peksupoisi ja jooksupoisi rollis, et nemad ikkagi peavad järgi jooksma sellele, kui hästi teiste ambitsioonid on kasvanud. Mida ka enne tehisaru tulekut digiriigi eest vastutav ministeerium, varem MKM, nüüd Justiitsdigiministeerium on väga järjekindlalt püüdnud teha ja ma arvan, et ka hästi rahvusvahelises võrdluses on erinevatel tasanditel juhtide koolitamine. Minu ajal oli põhifookus tippjuhtidele, aga me ka teadlikult hakkasime võtma fookuse just keskastme juhtidele, kes on üldiselt riigihalduses kõige ülekoormatumad ja kelle jaoks see protsess, eks ole, et sul on teenuste portfell, mille eest sa vastutad, vahet ei ole, kas ministeeriumis või mõnes rakendusasutuses, see nüüd arusaam, kuidas seda ümber kujundada tehnoloogiaga, see teadmine ja mingil määral ka see lisamõtteaeg ja nii-öelda mõttevabadus, see on vähestel olemas, me tahame seda ruumi luua, aga see on võib-olla see koht, kus see asi läheb raskeks ja kus inimesed lihtsalt nii-öelda jooksevad pidevalt igapäevaelu argiprotsesside tempo vastu. Arusaada, ma küsin täpsustuseks üle. Nüüd on märtsi lõpu seisuga tuli esitada taotlused ära, eks ole, oli vist 60 projekti tuli, eks ole, sisust ministeeriumide poolt. Tehisintellektile, milline ministeerium esitas siis taotlusi, kas nad esitati tsentraalne, ütleme siis digitaalarengu mõttes terviklik taotlus, tehisintellekti arendamise projektina ka, või siis tegelikult on see olnud nii sporaadiline või erinevad ministeeriumid taotlesid, ma ei tea, siis rohepöörde või mille valdkonnas öelda, et seda on digitaliseerida, tehisajustada. Et kuidas see on ja mis on teil selle kohta ülevaade olemas, mis see summa on suurusjärgus ja kes selle eest tegelikult siis selle Euroopa rahaga sisustamise eest, mis ministeerium see oli siis? Oli see Justiitsministeerium tegi seda või Majandusministeerium? Kuna siin on jällegi, ma vaatan erinevate Euroopa ka digiteenuste puhul, mille eest vastutab Justiitsministeerium ja Majandusministeerium, siin on meil erinevate hangete Euroopa rahaprojektide kasutamise üle varasematel aastatel ja ma ei tahagi viidata teile, eks ole, aga siin on erinevate valitsuse liikmetega on olnud pehmelt öeldes poleemika, kus see nii-öelda siksakk seal jookseb. Antud protsessis esitasid erinevad ministeeriumid enda ka muu hulgas tehisaru nägemusvajadused esitasid kokku ja õigemini me koondasime Justiitsdigiministeeriumis need kokku. Ja ütleme praegusel hetkel see töö tegelikult selle sünteesiga veel käib, et saadigi ära esitatud ja see suurusjärk, aga see jällegi nüüd hakkab pihta üldse see läbirääkimine, et kui kogu riigi plaan on, loodame suurusjärgus 6,4 miljardit või sellist. Aga vajadusi kuskil, seda ma saan öelda, et meie hinnangul vajadusi digiriigi peale kokku esitati umbes 1,2 miljardit, millest umbes pool on sellesama tehisaru võtmes. Kui me räägime praegu ka sloganites püstitatud SKP mahu kasvust, kas see raha, Euroopa raha, peakski olema see enabler? Jättes kõrvale selle, et erasektori võimekus, kõik see muu, eks ole, inspireerimine, regulatiivne keskkond, aga kuidas valitsus näeb oma aktiivset enablerit, milles see seisneb? Selle ongi see Euroopa rahas. Lisaks siis selle hariduse ja kompetentsivõime tagamisele ühiskonnas. Minu enda lootus ja töö, millega me meeskonnas edasi tegeleme, on see, et see, ütleme, meie enda efektiivsuse ja ka majanduse paremaks enable'iks on see, et me suudame enda riiki ka IKT juhtimist korrastada, et see 1,6%, mis meie riigi eelarvest läheb suurusjärgus, läheb IKT peale, oleks maksimaalselt tõesti ära kasutatud, kus me suudaksime võtta vähemaks halduskoormust, pidurdada seal. Ütleme jah, et kus me suudaksimegi võtta maha neid protsesse, mida ei ole tarvis võib-olla nii mahukalt teha, kus me saaksimegi vajalikku ressurssi konsolideerida
me räägime IT-üksusi konsolideerida, kus me saaksimegi viia mingid teenused rohkem erasektorisse ja rohkem omavahel kokku tuua, sest see kõik käib kokku selle samaga, et me suudaksime tehisaru ka siis tekitada ka endaga riigieelarvelisi vahendeid rohkem ja me saaksime tehisaru peale kasutada. Et mina ei vaata Euroopa Liidu rahasid ainult selles võtmes, et sellega me peaksime Eesti riiki ehitama, sellega me võiksime veel täiendavat lisaväärtust tuua, aga lõppeks me peame enda riigi toimimise seest leidma neid vahendeid, kus me oma riiki ka paremaks viime. Küsimus on selles, et kui ma nüüd täpsustaks üle, et aga kas sellel peaministri juures tegutseval üksusel tekib ka oma tehisintellekti eelarve siis või poliitika või see on tegelikult, või ta jagab siis soovitusi majandusministeeriumile oma pädevuse raames, teiste ministeeriumi ka muidugi, aga ütleme siis erasektori raames majandusministeeriumile, et kuidas seda kujundada ja justiitsministeeriumile. Mida me seni oleme teinud, kui me räägime sellest 15 projektist, on need, ütleme, kavatsus on leida esiteks olemasolevatest võib-olla ka struktuurivahenditest ja taastefondist, mis on kulutamata võib-olla ka läbi lisaeelarvete täiendavad vahendid, aga need lähevad nii-öelda teostavatele asutustele. Ma annaks võib-olla isikliku kommentaari praegu, mis ei ole veel ametlik seisukoht. Lauri rääkis 1,6% riigieelarvest, mis on IT-juhtimine, aga ütleme, Riigikantselei tervikvastutus on tagada Eesti 2035 valitsustegevuskava elluviimine ja kui me küsime, kus mis rolli seal tehisaru mängida võiks, siis ta on selline terviklik võimendaja. Ehk siis Eesti AI-tiimi ja algatuse roll pigem võiks olla tagada, et ülejäänud riik käib läbi need mõtteprotsessid, mis võimaldavad tehisaru hästi kasutada. Et ta on nagu pigem keeruliste küsimuste esitaja ja vaatab, et need eelarvetaotlused ja need strateegilised muudatused ka päriselt kokku jooksevad. Jääb juurde nõustuda, et pigem ikkagi võimendaja funktsioonis, sellepärast, et lõppeks igal ministeeriumil on oma pädevus ja selle mõttes, et kui me vaatame ka neid projekte ja suundasid, mida Eesti AI on välja pakkunud, siis need väga selgelt just nimelt suunavadki võimendavad eri valdkondade vajadusi. Ma katsun vähem hämaralt vastata, eks ole, ja kuidagi nagu näitlikustada seda, et ütleme, kui ma olin mõned aastad tagasi Lauri kingades, siis meie selline üks loosung oli, et lõpuks iga asutus vastutab oma IT ja oma protsesside eest ja see IT on selles võimendaja. Nüüd, mis juhtub päriselus on see, et sageli need IT-alased muudatused, kuna nad on muudatused ja nad nõuavad lisainvesteeringut, rahalises mõttes jah, aga eeskätt ka aja ja protsessi muutuses, siis kui tempo on kiire, need jäävad tegemata. Ja mida me saame teha, on sellele pidevalt ülevalt alla osutada, leida neid kohti ja tekitada ka see võimalus ja see juhtide poolne tellimus, et need muudatused ikkagi leiaksid aset, aga selle väljund lõpuks saab olla ainult see, et üle avaliku sektori ja ka laiemalt ühiskonnast tulevad siis selle valmisoleku ja tellimuse pealt ka kokku need sisulisemad plaanid, mis võimaldavad seda sisustada. Et kindlasti, mida Riigikantselei üksinda ei suuda teha, on siis ise seda sisustustööd ära teha. Me saame luua olukorra, kus piltlikult öeldes ühe riigiasutuse juht või ka näiteks selle riigiasutuse juhtkonnas või kusagil töötav inimene, kes tahab omas valdkonnas, kes omab nägemust muutuste elluviimiseks, saab väga selge signaali, et juhul, kui ta tuleb eelarvetaotlusega, juhul, kui ta tuleb ettepanekuga, mis varem oleks bürokraatia hammasrataste vahele jäänud, siis vähemalt on see lisatugi seal olemas, et selle õnnestumise tõenäosus on suurem. Aga mida me oleme ju näinud jooksvalt viimase, ma arvan, mina julgen öelda 10 aasta jooksul, küllap on seda ka kauemini olnud see, et väga sageli innovatsioonile suunatud projektid muudatusena edasi lihtsalt kusagil selles protsessis, kuna riigieelarve on pingeline, kuna kõigil on aega vähe, lihtsalt see protsent, mis läbib selle protsessi ja jõuab eduka teostamisel on väike ja me tahaks seda protsenti tõsta. Et see on võib-olla jõuab jälle veidi abstraktse näitena, aga see protsent algatustest, mis päriselt ka õnnestuvad. Kui ma tohin lisada see juurde, tehisaru ei ole midagi kõrvalseisvat, eraldiseisvat. See ongi kogu meie enda organiseerituse ja juhtimise küsimus, kuidas me seda rakendame. Ehk siis
kui me anname endale aru, et meil ei olegi piisavalt inimesi ja meil ei ole, ja meie süsteem ongi liigselt hajus ja me ei olegi optimaalsemalt, me peame optimaalselt oma ressurssi kasutama, et mõjuga tulemusteni saada, siis see kehtib ka tehisaru puhul. See ei ole midagi eraldiseisvat. Me peame juhtimises ja ütleme ka, vastates Lukasele, kus need erinevad ideed seisma jäävad, ongi see, et me jõua neid ära hallata. Neid tehakse nii palju, need on ühel hetkel ongi need inglise keeles on see proof of concept'i seisus ja siis käib jube kukkumine, kus mõned asjad lähevad tööle. Jah, teaduses on see oluline ja peabki tegema, aga riigikorralduses peame me natukene oma ressurssi kohe võib-olla õigemini suunda. Ma toon projekti tasandil mõned näited. Et näiteks meil on nendest praegustest projektidest esimene projekt, ehk siis need on need koolitused õpiampsud. Sisuline vastutus täna teadlikkuse eest on jaotatud 3 ministeeriumi vahel, eks ole, Digiministeerium, Majandusministeerium, kelle käes on Töötukassa, kes nii-öelda hoolitseb tööturuvõimkuse eest. Kõigil 3 on olnud väga häid AI-oskustega seotud algatusi, aga neil on olnud erinevad nimetused, erinevad sihtrühmad, mingil määral seal on dubleerimist. Me saame kõik kokku kutsuda, me saame vaadata, et edaspidi see raha saaks hästi kasutatud, vabandust. Samamoodi, kui me võtame näiteks avaliku sektori projektidest sellise projekti, mis meil on seotud hangetega ja hanke korraldamisega, siis mingil määral juhib teemat Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus on paljudes küsimus tehtud, kuigi mitte kõikides tehtud keskseks hankijaks, aga see nii-öelda konsolideerimine on pigem poolik, kõik väikehanged jäävad sellest välja ja sageli IT-alaste hangete puhul, mille liigenduvad ka AI-hanked, on hulk tehnilisi andmekaitsealaseid küsimusi, kus vaadatakse pigem Digiministeeriumi poole. Mida saab Riigikantselei seal teha, on nii-öelda vähemalt tõmmata välja olukorrast, mis juhtub liiga sageli, et kõik mõõnuvad probleemi, koordinatsiooni vajadust, aga lihtsalt seda nii-öelda ülevalt alla tellimust, et istume nüüd kõik koos ja lahendame ära, see on puudu. Seal võib olla mingi, seal sageli tekivad ka suures pildis väiksemad lisaeelarve vajadused, mida me saame kindlasti lauda tuua ja toetada, aga eks ta ole selline kokkujuhtimise küsimus eeskätt. Rahandusministeerium ühe probleemina, miks kehtiva Euroopa Liidu struktuurvahendite kasutamine võttis aega, oli ministeeriumide pädevuste ümbertõstmine, mis leidis mõned aastad tagasi aset. See tohuvabohu, mis tekkinud, tunnistada ausalt ja küllap see on umbeks ette kujutatavgi, et tekitas juurde selle administratiivse stressi. Et ma küsin Riigikontrollilt, et vaadates, et kuidas me oleme sellisesse olukorda sattunud. Et praegu meil on, kuna te hindasite ka ju seda olukorda siis paralleelselt nende teiste auditiasutustega, see 24–26 periood. Et meil on selle Oiva keskus ei ole moodustatud, ütleme erinevaid elemente, küllap on rakendatud, osad ei ole rakendatud. Et kas teie jaoks on praegu see tehisintellekti üleriigiline tegevuskava ja rahastamine selge ja arusaadav? Või on siin mingisuguseid nii-öelda korralduslikke probleeme, millele tasuks ka tähelepanu juhtida? Aitäh. Mis seda tegevuskava puudutab, siis ma arvan, et siin on täpselt see sama viide, mille Lukas Ilves eelmine viitas, et tegelikult see tegevuskava on tehtud ju ajal, kui maailm oli pisut teistsugune, mis puudutas tehisaru. Ja nii-öelda maailm on päris kiiresti muutunud, nii et tegelikult selline selles valdkonnas pikaajaline, mis on väga pikaajaline, tõsiselt pikaajaline 3 aastat tegevuskava, ütleme nii, et tegelikult mulle tundub, et paljuski ongi mõtet tunnistada seda, et ta on juba vananenud. Ja ma arvan, et üks teine probleem, või ütleme, et see on üldse küsimus sellest, kuidas selles valdkonnas teha tegevuskava, kuidas seda hoida pidevalt nende arengutega ühte jalga, et see on nagu väljakutse. Aga teine pool on see, mis puudutab üldse Eestis tegevuskavasid ja arengukavasid, et see ju tegelikult sageli kajastab ju neid unistusi nendest asjadest, mida on kavas saavutada. Me pool aastat tagasi tegime aastaaruande transpordi ja liikuvuse valdkonnas samamoodi. Üks asi on arengukava, kus on ette nähtud, mis kõik sünnib, missugused on eesmärgid ja raha on puudu. Raha oli puudu üle 1,35 miljardi järgmise 4 aasta jaoks. Nii et eks see arengukavanduse maailm tahab Eestis tegelikult rohkem sellist sisulisemat tähelepanu, et pigem on nad sellised
dokumendid. Nii et mis ma selle pika jutu peale tahan öelda tegelikult, mulle tundub, et ma isegi nii väga sellele vanale tegevuskavale tagasi ei vaataks, vaid küsiks seda, et kuidas me hoiame kogu aeg nende muutustega, mis selles valdkonnas toimuvad väga kiiresti ennast rajal. See, mis puudutab vastutuse küsimust, ma arvan, et see on selles mõttes väga oluline küsimus, et kuidas see teema on koordineeritud, et kuidas mina sellest aru saan ja mis riskid on, siis tõepoolest, kui vaadata nagu dokumente, need kajastu, siis võib öelda selgelt, et Justiits- ja Digiministeerium on see ikkagi, kes vastutab selle valdkonna eest ja nende dokumentide põhjal, millega mina olen saanud tutvuda, et siis tegelikult on just nimelt selle Eesti AI nagu peamine funktsioon keskenduda just nimelt väikesele arvule suure mõjuga projektidele, ehk ta võtab mingisuguse spektri sellest, et ta kiirendab mingisuguseid protsesse ja loodetavasti tekitab edulugusid. Ja see küsimus, mida me ju ei tea, on tegelikult see, et kuidas Justiits- ja Digiministeerium on nendesse otsustusprotsessidesse kaasatud, et kui asi läheb tulevikus ühte või teistpidi, et kes siis vastutab. See on see küsimus. Mina ei ole sinna sisse vaadanud. Mulle tundub, et see mudel on võimalik. Selgelt, kui Justiits- ja Digiministeerium vastutab ja seal on erinevad või ütleme siis Eesti AI algatus, kes siis mingitele tähenduste või mingitele projektidele suuremat tähelepanu pöörab, aga kuidas see vastutusjaotus on, see on oluline, kindlasti küsimus. Palun. Jah, et mis puudutab tegevuskavasi, et käesolev tehisintellekti tegevuskava on 3. ja siis ülevaate koostamise hetkel küsisime, et kas tegevuskavade täitmise aruanded on tehtud, et tol hetkel ei olnud, et võib-olla tänaseks on. Et seesama, et võimalik, et ministeeriumi sees teatakse, et mis seisus tegevused on, et aga siis läbipaistvuse suurendamiseks oleks hea ikkagi ka vastavaid aruandeid koostada, et siis oleks näha, mis on tehtud ja mis tegevustega on probleemid. Nii, oskate kommenteerida seda, et neid raporteid ei ole ja kuna koostamise ajal oli MKM kõigele vastutaja, kes neid pidi raporteid üldse koostama siis, kellel nad üles läksid? Ma vastan ära, et ma jõuan ka selle vastuseni kohe, aga kõigepealt tõepoolest saab kinnitada, ma olen olnud peaaegu 20 aastat riigiteenistuses ja nende arengukavade jutt vastab tõele. Ja sellepärast ma ei ole selles mõttes naiivne ja sinisilmne. Aga üks osa, kus me praegusel hetkel ka Riigikogus menetlus olevat digiühiskonna arengukava kõige enam ja kõige teravamalt läbi vaatasime, oli ka Rahandusministeeriumiga. Et see, mida me teeme eelarve prognoosiks ja see, mis me kirja paneme, ka kirja paneme loomulikult võtsime kõikide väga laiade sisusgruppidega läbi, et see oleks realistlik. Et jah, ma tean, ma olen selles maailmas olnud ja sellepärast mul on täiesti puhta südamega on mul hea nentida seda, et selle harjutuse me oleme läinud niimoodi läbi, et me ei ole sinna kirjutanud lihtsalt roosamanna unistusi. Samamoodi, miks ma nüüd sellest digiühiskonna arengukavast räägin, on see, et ka eelpool kõnelejate tegesti välja selle ettepaneku esitamine kuni 2035 on ta küll katab perioodi ära, on tekkinudki 2 suurest põhjusest. Üks asi väga selgelt tehisintellekti, tehisaruaine areng maailmas, teine on geopoliitiline olukord, mis ongi väga oluliselt muutunud, mis tõttu neid tuligi teha ja vastava digiühiskonna arengukava alusel me koostame ka ju programmid, kus siis seda praktilisust on ju veel juurde tuleb. Nii et kogu, ütleme, eelneva vastuse kokkuvõtteks uus digiühiskonna arengukava hakkab andma tegelikult neid vastuseid, millele hetkel ka need eelnevad kokkuvõtted võivad puudu olla. Ma täpsustan üle, et peaministri juures on see tiim, et see on siis asja prioriteetsuse tõstmiseks enne kõike. Ma sain aru, see oleks mõistlik, oleks tarvilik. Aga kas siis millal see digiühiskonna arengukava tuleb? Sellega peab olema seotud ja ka tegelikult, kui me räägime praegu struktuurvahendite jaotamisest, eks ole, see on ju nii üheselt seotud just nimelt, kui ja ma olen ühinen selle kriitikaga, et meil on arengukavade bluff tekkinud riigis, väga tõsine, me oleme ühiselt jõudnud ühisele arusaamale, eks arengukavade bluff, katsume seda nüüd siis rahaga sisustada, ütleme, et tegelikkuse tahtega sisustada, et millal see digiühiskonna arengukava peaks siis valmima?
Homme on justiits- ja digiminister Pakosta Riigikogu suures saalis. Nii, arusaadav, et siis ta peaks olema, selle aasta kevadel peaks olema kinnitatud. No, siis, me loodame väga praktiliselt, et jah. Ja, arusaadav. Meil on, küsimus on nüüd selles, et Lukas, kui sul on kogemus nüüd tegelikult aastate jooksul, nagu sa ütlesid, avalikus sektoris kõrval, Ukraina, eks ole, lausa, eks ole, et ütle, mis sinu vaates tegelikult, milline see normaalne IT-valdkonna ministeeriumide juhtimisstruktuur peaks nüüd riigis olema, kui see taastada? Mida me peaksime tegema nüüd, ütleme, selles kuidagi edasi liikumiseks? Anna nõu. Kes oleks selle õige normaalsuse leidnud, on okei, see on see ebakonstruktiivne kommentaar. Ei, aga tegelikult on siin ju kaks elementi. Üks on see, et kui ma vaatan tagasi sel ajal, kui ma olin ise Lauri kingades, siis ma olin ilmselt natuke liiga palju detsentraliseerituse usku ja nii-öelda seda usku, et suurt osa vastutusest peab iga osapool kandma ise. Ja see põhjus on praktilisel tasandil praegu, et see nii-öelda esiteks see kompetents, eriti praegu, kus see nii-öelda hästi kiiresti areneb valdkond ja on väga suur vahe inimeste vahel, kes on nii-öelda tehnoloogia piiridel versus need, kes võib-olla töötavad paari aasta taguse arusaamaga. Neid inimesi on piiratud hulk, nad ei ole ka odavad, et lihtsalt praktiliselt, kui vaadelda riigiaparaatiga ühte ettevõtet, siis tasub olulise osa sellest kompetentsist konsolideerida. Mingil määral on see olnud paratamatu trend viimaste aastate jooksul, et meil on ka seda konsolideerimist rohkem tekkinud, eks ole, meil on hiljuti tekkinud uus asutus riigi IT-keskuse näol, RIA ülesanded on kasvanud, ma arvan, et on ka veel konkreetseid teenuseid, kus on täiendavat konsolideerimist vaja, aga kindlasti me räägime, kui mingit protsenti panna, me ei räägi siis nii-öelda selle näol sellest, et kõike nii-öelda justkui ära konsolideeritakse, et siin tasub nii-öelda neid kihte, kus keskne juhtimine või kus on tegu keskse tootega, keskse teenusega väga selgelt ära tuvastada. Ma arvan, et see on ka see protsess, millega Lauri praegu tegeleb, et ära tuvastada, kus on see nii-öelda business case kõige tugevam selleks, et me konsolideerime asju, mis on praegu üle valitsemisalade laiali ja siis ikkagi see, mis jääb, on see, et see nii-öelda sisuline teenuse osutamise muutus, kasutatakse sageli sõna transformatsioon, et seda peab see nii-öelda teenuse omanik ja vastutaja ise vedama. Ja mis ongi praegusel hetkel nii põnev, on see, et kui sa teed ükskõik millist ärijutumärkides, sa oled arst, sa oled või haiglajuht, sa vastutad ühe transpordiettevõtte eest või korraldad ka näiteks ühte seiresüsteemi, mis transporti ühes riigis korraldab. See, kui palju kiiremini saad uusi asju teha, see, kui palju võimekusi seal juurde tekkinud, on meeletult suur ja see risk on eeskätt selles, et me ei võta siis endast võimalustest kinni. Ja see, mida saab siis keskselt teha, on nii palju kui võimalik seda keerukust vähendada, hallata niimoodi, et need siis nii-öelda iga valdkonnast vastutavad osapooled saaksid võimalikult vähe nii-öelda uppuda sellesse horisontaalsesse keerukusse. Ja kui nüüd küsida, et kes on seda hästi teinud riikide näol, ma arvan, et kõik riigid on tegelikult selles, kui võrrelda riike suurettevõtete korporatsioonide, on kõik kinni selles, et neil on ikkagi need silotornid tunduvalt jäigemad, et nii-öelda kui teha seda nagu lihtsalt kujutelma, et CEO versus peaminister, siis ühe ettevõtte CEO saab enam-vähem enda tahte järgi või koos väikse juhtkonnaga ümber korraldada asutusi, protsesse muuta ja siis nii-öelda kehtib sellest johtuvalt ju tegelikult ka ootus kogu selle ettevõtte tooteskonnal, et sa kas nõustud või lahkud. Riigis ei ole nii, ilmselt ei peaks ka niimoodi olema, sest meil on väga palju häid põhjusi, õigusriigi toimimine ja nii edasi, miks meie niimoodi riigihaldust ei korralda ja siis kõik riigid otsivad seda viisi, kuidas seda muutuste elluviimise suutlikkust tõsta olukorras, kus nad ei toimeta nagu suurkorporatsioonid. Ma ütleks, et Eesti on olnud võrdlemisi paindlik, kui otsida riike, kes on olnud veel paindlikumad kui meie. Üks on Taani, kelle puhul see küll kriitikat pälvin, kuidas on Eestis ellu viidud, aga see nii-öelda Lego-klotsi mudel, kus on võimalik vastutusi ümber tõsta asutuste vahel ja kus see nii-öelda ka taustal, kogu selle juriidiline korraldus on võrdlemisi lihtne, see toetab ka omakorda nii-öelda protsesside ümberkorraldamist vastavalt uutele tehnoloogiavõimalustele. Teine riik, mida tuuakse sageli positiivse näitena, on Singapur, aga muidugi Singapuril on esiteks teistsugune valitsemismudel ja neil puudub ka kas või see kohaliku omavalitsuse tasandi versus keskvalitsuse tasandi lahusus, mis meil Eestis on, rääkimata föderaalriikidest. Ukrainas on õnnestunud teatud muudatusi väga kiiresti ellu viia, aga see on ka olnud survete all, mille puhul ma loodan, et need surved meile lähiajal ei avaldu.
Ehk siis lühidalt öeldes ühte head nii-öelda mudelit teiste riikide hulgas, mida kopeerida ei olegi. Eesti on nende pingutustega neid asju teistmoodi teha olnud pigem eesrindlik, aga keegi, ütleme, me ikkagi tegeleme sellega, et 20. sajandi bürokraatia mudel proovib siin kohanduda 21. sajandi võimalustele. Ja selles mõttes ma arvan, kõige rohkem, mida loodaks ka Riigikogult nõudliku omanikuna, ongi lõpuks hoida silmas need suured strateegilised sihid ja siis ka küsida väga järgi, arvestades neid sihte, mis ei ole ju lõpuks IT hea kasutus, aga on hulk mõõdikuid Eesti 2035 kõikides arengukavades, miks on kasutamata jäetud või mis võimaldaks paremini kasutada ära neid võimalusi, mida täna suurem automatiseeritus meile võimaldab. Nii, aitäh. Meil on nüüd digiühiskonna arengukavas on tegelikult tehisaju käsitleb teine alaeesmärk. Ja see on, ütleme, A4 või poolteist A4 on see maht, eks ole. No kogu arengukava on meil ikkagi... Seda küll, aga ma mõtlen tehisaju, aga teine alameesmärk võib nii öelda, eks ole. Ja seal on öeldud, et meie eesmärk tehisaju valdkonnas on maailma kõige vabam, ise toimivam ja inimeste endi kontrolli all olev tehisaru kasutav riik. Võimalik, et selle lause on koostanud tehisaru. Ei ole. Ma mõtlesin, et ma ei tea, kas Lukas oskab selle inglise keelde tõlkida. Maailma kõige vabam, ise toimivam ja inimeste endi kontrolli all olev tehisaru kasutav riik. See on lausa kirjandi pealkiri. Aga ma lihtsalt, ma ei norja praegu ironiseerib, need on väga olulised teemad ja ma, Lauri, usaldan igati seda mõttekäiku ja sinu asjalikkust praegu. Aga mu küsimus lihtsalt praegu on selles, et see ei ole sisuline, ma mõtlen, et see on niisugune mitte üldfilosoofiline, aga kontseptuaalne visioon, mis siin kirjas on, eks ole. Aga küsimus on see, tehisintellekti tegevuskava oli väga konkreetne, ütleme, kas ta on õnnestunud või mitte, kehvakene areng on muutunud nõnda edasi, aga nüüd me olemegi uues olustikus. Et kust selline tehisaru tegevuskava, selle analoogiline dokument, kas te peate vajadulikuks üldse tekib, kas see tekib peaministri büroolt, teilt, majandusministeeriumist või tekigi? Ja me tugineme siis, või ta ongi nii-öelda harmoniseerunud digiarengu või digiühiskonna arengukavasse selle, niisuguse, sellesse paatosesse? Eks vastab ilmselgelt tõele, et digiühiskonna arengukava on katus, aga ilmselgelt selle katuse raames me vaatame ka detailsemalt üle nii hetkel nimega siis tehisaru andmete valge raamatu kui ka siis ka tegevuskava. Ilmselgelt me vaatame seda, et me peame täpsemaks minema. Küll aga selle avatud ja läbipaistvuse juures on väga selge printsiip, mida väga paljud riigid maailmas, kes eriti ebademokraatlikud riigid ei arvesta, on see, et tehisaru kasutus oleks ka õiguslik, turvaline ja inimeste jaoks on turvaline. Et väga palju on väga tore minna kaasa niisuguse, ma ise suur tehnoloogia arengu fänn, aga muidu ei töötaks sellel ametikohal, aga vastutustundlik ja ka õigusele ja meie õigusruumile vastavus on tegelikult väärtus. Mõttekäik tuleb sealt, et hetkel me võime ju öelda ka mõtteliselt, et maailmas on käimas tehisaru, jätkuvalt käimas tehisaru suur revolutsioon. Kui see on kontrollimatu ja seda lasta isevoolu minna, siis igasugune kontrollimatu revolutsioon lõpeb ühel hetkel krahhiga. Ja ma ei taha tema nimedada öelda, aga üks Eesti ka visionäre, ja mul jäi see väga kõlama 5 aastat tagasi, kui ma ühte tema ettekannet kuulsin, ütles ka seda, et Euroopa võimalus ja võib-olla ka Eesti võimalus saabki olla see, et kui me teeme tehisaru tublilt järjepidevalt edasi, aga me vaatame ka seda, et me demokraatliku ja vaba ja õigusriigi põhimõtteid samamoodi rakendame. Sest juba tollal oli näha, et ka need, kes väga kiiret arengut teevad, ei pruugi vaadata seda aspekti, mis on tegelikult kodanike ja kogu vaba ühiskonna mõttes kõige olulisem. No ma juhin tähelepanu, et praegugi on parlamendi menetluses valitsuse algatatud seaduseelnõu, mis esimesena, tõepoolest siin me oleme pioneerid, Euroopa Liidus näeb ette kõigi kesksete andmebaaside kokku monteerimise, nii-öelda rahapesuriskide hindamiseks, mida siis hakkaks monitoorima tehisaru, kes tuvastaks võimalikud kahtlustatavad, isikute ring on siis tegelikult ühiskond, eks ole, laiemas mõttes, ja siis lasub isikutel süüpresumptsioon. Et see on tegelikult praegu eksperiment, mida me tõepoolest inimkonna vaates läbi viime.
president jättis selle välja kuulutamata, eks ole. Tõsi küll, seal olid tehnilisemate sätetega, mitte nii laiemalt või ideoloogiliselt. Aga mul on küsimus, ma väga tänan, see on, ma arvan, väga inspireeriv ja väga hea. Mu küsimus on veel, kas Lukasele, Laurile, ütleme, et kui me räägime praegu ärikeskkonnas, kui me räägime siin nendest süvatehnoloogia teenuste suutlikkusest, kus me suudaksime tehisaru valdkonnas tekitada, me vajame raha, me vajame raha, inspiratsioon loomulikult siia Eestis niisuguse, kui meil on, vaatame, kuidas praegu Leedu on suuteline, finantsteenuste sektoril on suutnud saavutada lihtsalt muljetavaldavalt tulemusi, mis meil, aga mis on see nii-öelda, mis oleks see enabler, lisaks sellele, et riik mingite projektideks eraldab raha ja regulatiivselt loob, on see, kas seda on ka suudetud formuleerida, olgu siis peaministri nõukojast või terkinud mingis muus formaadis esile, mida on sihiks seatud. On ta maksupoliitiline, investeeringu mingi poliitiline element või mis on tegelikult, kui meil aeg on ka, me liigume ka aja kiirjooksus, et ka tehnoloogiline, see tehnorevolutsioon on palju kiirem kui ka, ma arvan, üldine digirevolutsioon. Me oleme aega kaotanud, küsimus on, et mis signaali me tahaksime anda laiematele turgudele. On siin mingid, suudame me tekitada mingit unikaalsemat konkurentsieelist, ütleme Euroopa keskkonnas. Kindlasti suudame. Kas seda on ka paika pandud ja arutatud või see on veel nii-öelda visiooni faasis? Ei, samamoodi tegelikult ka see digiühiskonna arenguvas on ikkagi ambitsiooni meie enda IKT eksporti suurendada olulisel määral, et kindlasti Lukas räägib nüüd veel laiemalt ühiskonna mõttes, aga mina näen ka selliseid väga praktilisi lihtsaid lahendusi, millest ma ise siin 3 korda öelnud ja ka viimati mulle hea kuulda, et ka Lukas sellisel viisil toetab. Riigi efektiivsus on see, mida oodatakse. Mitte riik ise, vaid kodanikud ootavad ja ettevõtted ootavad. Vähem, ütleme, sellist aega ja raha menetluse peale. Lõpuks ikkagi see visioon, et kõige vähem oma aega oma elus veedan suheldes riigiga. Ehk siis ma räägin siin päriselt jätkuvalt, ma ei hakka nüüd üle käima, aga selles mõttes riigi enda toimimise optimeerimise, et me saaksime võtta kasutusele selle vähese inimvaraga, kes meil on ja ressurssidega maksimaalselt seda tehisaru. Investeeringud muidugi seejuures on tohutult olulised, et kui palju me suudame ka täiendavalt juurde panna. Aga kui me paneme lihtsalt investeeringut tõhusasse süsteemi, siis see investeering ei ole selle väärtusega, mis ta saaks olema ja sellepärast meil see IKT reform ka praegusega plaanimisel ja käigus on. Ehk see minu vastus, teades seda, et mida Lukas teles teise poolt ütleb veel juurde, on see, et mille nimel me päriselt ka töötame ja oleme teinud siin väga, ütleme just nimelt on fookuses mul endal, on seesama see riigi efektiivsuse oluline parandamine. Ma ütleks, et on horisontaalsed ja on valdkonnikud enablerid. Horisontaalsetest paar tükki. Esimene on oskused. Ma räägin isikliku kogemuse pealt. Minu tootlikkus lihtsalt koostades raporteid, analüüsides andmeid on kasvanud, ma arvan, 3-kordselt viimase 6 kuu jooksul tehisaru kasutades. Osaliselt on see, et saan teha olemasolevaid asju kiiremini, osaliselt on see, et saan ka teha asju põhjalikumalt, kui varasemalt oleks aeg lubanud. Ja inimesed, kes väga intensiivselt seda kasutavad, täna raporteerivad kõik enam-vähem samasugust kasvu. Nüüd, üks meie eesmärk Eesti AI-algatusega, mis on edasiarendus sellest, mida riik on millele pikemalt on, et väga suur osa töötajaskonnast saaks individuaalselt ja siis ka kas olemasolevate ettevõtete või ka uute ettevõtete näol selle hüppe läbi käia. Osaliselt see aitab kaasa tänastele ettevõtetele, osaliselt kasvavad sealt ka nüüd uued põnevad ettevõtted. Teine horisontaalne võimendaja on, nagu Lauri ütles, ettevõtluskeskkond. Siin on paralleelprotsessina ja ma kogu aeg eksin selle nõukoja täpse nimetuse osas, aga see teine peaministri nõukoda, mis on nüüd umbes aasta aega natuke pikemalt tegutsenud, mis tegeleb majanduskeskkonna parandamise, bürokraatia vähendamisega ja kõik need algatused, need ei ole otseses mõttes AI-ga seotud, küll aga väga suur hulk minu analüütika alusel ütleks umbes 20–30% nendest algatustest on kas otseselt IT-alased andmealased projektid või siis eeldavad mingisugust IT-arendust. Siin saab tehisaru 2 viisil aidata. Üks on see, et selle nutikas rakendamine kõikides nendes IT-projektides, mida riik peab ellu viima, teeb nende projektide elluviimist kiiremaks ja odavamaks, aga teiselt poolt, et me võimaldame ka ettevõtetele oma aruandluskohustusi paremini tehisaruga täita. Kui nüüd minna valdkondlikesse muudatustesse,
Hea näide, mida me täna näeme projektide näol ka Eesti AI algatuses hästi esindatud, on tervisevaldkond, kus sisuliselt Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumi vedamisel on toodud lauda praegu 4 projekti. Mõned on seotud konkreetselt selle lõppkasutajateenusega, e-kiirabisse AI-põhise hindamise juurde toomine ja ütleme, kui inimene on kiirabis, nende raportite AI abil koostamine, mille alusel siis erakorralise meditsiini osakond saab kiiremini vastu võtta, hakata tegutsema. Teiseks ka tehisaru tööriistade kasutamine perearstide poolt. 2 tükki on siis veidi struktuursemad. Üks on tulemuspõhise tervishoiu andmemudeli tekitamine, teine on andmering, mis lõhub neid andmekasutuse silosid. Need on sellised valdkondlikud projektid, mille tervik peaks olema see, et esiteks teenuse osutamine läheb Eestis paremaks, aga muidugi selle taga on hulk ettevõtteid, kes võiksid ka eksportida. Mida ma kujutan ette, on, et selle, ütleme, järgmise aasta jooksul tekib meil, ja need on ka loetletud selles esialgses uudises, kui Eesti AI algatusega välja tuldi, 4-5 sektori ulatuses selline sügavam sektoripõhine vaade, kuidas selle sektori regulatsioonid, konkreetsed teenused võiksid läbi selle, et me saame siin paremaid uusi ärisid ajada, ka omakorda ekspordilugusid tekitada. Aga kindlasti läbi tehisaru prisma seda kõike ei saavuta, et see on ju tegelikult see väljund on sektoripõhine, mingil määral horisontaalne ärikeskkonna parandamine. Tehisaru on võimendaja muutuja selles, aga ta ei ole kogu pilt. Ma lisan juurde lihtsalt siia, et kui me räägime ettevõtlusest, et väga oluline on ka aru saada seda, et võib-olla kõik ei pea riigi poolt iseenda käest tegema. Et meie edulood on baseerunud väga tugevalt ka sellele, et kui palju meil erasektoriga koostöös lahendusi tehakse. Ja jällegi, siin ei erine tehisaru ega see hüppe, mitte kuidagi meie enda siiamaani tehtud ja ka jätkamata see on riigi teenuste poolega, et rohkem erasektorit sisse, et meil tekiks võimalust ekspordipotentsiaali kasvatada ja lõppeks ega väga paljud asjad, mida me ka ju riigi poolt teeme, et need ongi need võimendused ja need on need asjad, mida võib-olla siis erasektoris ikkagi nii suure mahus ei tellita, kui näiteks mingisuguse riigiorganisatsiooni poolt. Samas meie väiksus annab meile ikkagi jätkuvalt selle eelise, et me suudame päris kiiresti ära katsetada, kas meil asjad toimivad selliselt, nagu me oleme ise projitseerinud. Ehk siis see koostöö ettevõttega ja väljapoole suunamine on tohutult oluline. Väikelist 2 faktilist märkust. Üks on see, et te mainisite varem, et Eesti ettevõtted on maha jäänud Euroopa keskmisest AI kasutuses. See dünaamika on muutunud viimase aasta-2 jooksul, et Eesti on nüüd vist kas 8. või 9. kohal Eurostati värskemate andmete alusel. See andmestik on selles mõttes natuke ka küsitav, et see on selline, küsitakse uuringus, kas sa kasutad või mitte, aga mida me näeme küll mitte ettevõtte tasandil, aga individuaalse kasutuse tasandil, aga ilmselt see peegeldab seda, mis ettevõttes juhtub, on see, et ikkagi Eesti on kindlasti top 10, pigem ütleks top 5 Euroopa riigi hulgas, kes on meist ees, on muidugi meie tarneahel ja mingil määral meie konkurendid Põhjala riikides, Hollandis, Taanis, Hollandis, Belgias, Iirimaal, Leedu on meist veel natuke maas, aga muidugi nende muutuste tempo on kiire, nii et see hea on ka seda konkurentsi tajuda. Eesti AI programmi vaatest 2 algatust, mida veab ettevõtlusarenduse, veab EISA. Jah, ühesõnaga ma ei hakka isegi nime välja ütlema, koos MKM-iga on 2 toetusmeedet ettevõtetele, mille mõte on just keskenduda nendele ettevõtetele, kelle jaoks sageli see 20 000 lisainvesteering tundub väga suure riskina esialgu. Ehk et meil on osa nii suurettevõtted kui tehnoloogiaettevõtted, kes ei vaja riigi abi, kes ei vaja tuge, aga kuivõrd meie majandus on ikkagi eeskätt baseerub väikeettevõtetel, siis mida me näeme nende hulgas see esialgne hüppe, mis võimaldab ka lõpuks palju suuremat lisandväärtust toodete teenustega tekitada. Sageli need ressursid, kas ei ole olemas või konservatiivne juhtkond esialgu ei julge need panna, eks see lootus on nende meetmetega, mida me oleme osaliselt juba läbi Aire keskuse edukalt teinud, aga kus on lihtsalt rohkem seda vaja, on seda muutuste protsessi katalüseerida, aga riigi roll kindlasti keskendub just väiksematele ettevõtetele, traditsioonilisematele sektoritele, kus on väga suur potentsiaalne lisandväärtus, sest me lõpuks räägime automatiseerimisest, robootikast, aga kus see olemasolev julgus ja teadlikkus ei pruugi olemas olla.
Aitäh. Tõesti väga asjalikku tööd on tehtud ja see on sümpaatne ja ma arvan, Riigikontroll peaks, kindlasti on oluline jooksvalt monitoorida, need on väga oluline asi anda tagasisidet ja välisaudiitori mõttes, sest siin on ajakriitiline. Oli meil, kuna mitte nii nagu oli Vabadussõja võidusamba audit, mis kestis kauem kui Vabadussõda oli, ma mäletan 2,5 aastat, aga see oli kõik, me oleme laste põlvkond selle ajastu. Aga küsimus on selles, et mul Lukas veel oli täpsustus, et sa ütlesid, et on lootust, et lisaeelarvest võiks ka tehisaju projektidele tulla lisaraha. On see selles aastas realistlik? Praegu me oleme veel selle protsessi juures, et hinnata nende esimese 15 projekti puhul, mis see vajadus täpselt oleks. Selles mõttes, et meil on olemas projekti kaupa projekti algatajate poolt summad, aga mil määral see on tehtav nende läbi nende enda eelarvete, mis mahuvad praegustesse riigieelarvelistesse raamidesse, välisvahendid, kas seal on lisaeelarve vajadust, lihtsalt sellel ei ole veel täna kindlat vastust, aga see peaks tekkima lähiajal ja mõistagi seda teie siis ka siin näete. Ja siis muidugi teine etapp on 2027 eelarve, kus kindlasti lihtsalt see AI prioriteetsus on üheks sisendik sellesse, mida asutuste toodetakse ja loodetavasti, mida siis ka valitsus tee juurde toob. Nii, jah, palun. Kui tohib et kokku võttaks, et ütleks mõned praktilisemad asjad, mida siis ministeeriumis või siis emba-kumba Riigikantselei tehisintellekti tiimis võiks siis ära teha, et esiteks et võiks hinnata nende erinevate TI lahenduste siis kasu või mis nad annavad. Et kui me tegime seda ülevaadet, et ega väga ei hinnatud, et mis TI lahendus, mida teeb ja milleks see hea on. Ja see on samamoodi on oluline siis, kui need tehisintellekti lahendused on kasutusele, et hinnata, et kas nad võimaldavad kulusid kokku hoida, teha kiiremaid otsuseid või siis võimaldavad pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid. Teiseks, meil võiks olla ülevaade, et kui palju me tehisintellekti lahendustesse raha paneme, et kui palju me investeerime, kui suured on halduskulud, et nende asjade väljavõtmine ka üldisemalt IT-kulude mõttes on jätkuvalt suhteliselt keeruline. Kolmandaks, tehisintellekti siseriikliku regulatsiooni võiks ära teha. Et täna ma ei ole kindel, et kui mõni asutus ettevõtte hakkab kasutama või kasutab juba mingit tehisintellekti lahendust, mis ei ole siis regulatsioonide mõttes lubatud Euroopa Liidu tehisintellekti määruse mõttes, et kas meil on võimekus ka tegelikult siis trahvida neid või kuidagi siis korrale kutsuda. Ja kindlasti, et see, mis puudutab auditi kestvust, et Eesti oli esimene riik, kes andis sisendi rahvusvahelisse auditisse, aga see rahvusvaheline audit venis seetõttu, et osales 12 riik ja seetõttu see audit kestis ka nii palju. Aitäh! Ausalt öelda, eesti keel areneb kõik, aga mulle tundub, et me peaksime võtma ühe templi kasutusse, vähemalt avalikus sektoris, erasektor olgu, kus on, et paberi tegemisel on kasutatud tehisaju. Ma vaatan, see on niisugune poolpoeetiline kõrgstiil, mida see tehisaju lõpmatult toodab tekstides. Et ma enam ei saa aru, taustana saa ise aru, eks ole, aga hakkab ära kaduma, enam ei saa aru, et inimesed hakkavad juba nii kirjutama või kuidagi on. Et see meil kuidagi peame ise ennast ka nagu kaitsma, et ütleme, et aru saada, et inimloominguline tekst võiks nagu olla ka eristada. Ja ka keskkonnakaitse seisukohast, sellepärast, et mida rohkem me kassipilte ikka genereerime seda, ega see keskkonnale ju väga palju kasu ei too. Ma absoluutselt nõustun sellega ja meil on ka ametiasutusi, kes on täiesti hädas tehisaru poolt genereeritud pöördumistega, mis väga paljus osas on sisu tühjad. Ja ka ma nõustun ka sellega, et ma alles siin hiljuti heale kolleegile ütlesin, et me tahaks hakata trahvima inimesi, kes saadavad tõsiste dokumentide pähe lihtsalt mingid sõnasalatit, millega mitte midagi pole peale hakata, kui see, et kulutavad inimest aega. Ehk siis oskusi ja teadmist on tõepoolest vaja, et ka tehisaru oskusi kasutada. Nii, aga aitäh. Ma tänan kõiki, soovin jõudu. Komisjon on need seisukohad teadmiseks võtnud ja sellega siis kindlasti tulevikus naaseme selle teema juurde. Suur tänu.